Harrastuskalastajate Liit koos klubi Harpooniga. See aasta on meil juba 8. aasta, nii et 2006. aastal alustasime siin nende võistluste korraldamisega. Siis võistlused toimusid seal Kalle Pruusi juures, kohaliku kutselise kaluri juures üle järve. Ja mõned aastad siis hiljem hakkasid võistlused toimuma siin. Ja enam-vähem kõik on kulgenud ühtede samade reeglite järgi. Ja me siis vaatame, kes on parim kalamees individuaalarvestuses ja ka meeskondlikus arvestuses. Meeskondi meil oli tänavu 4 ja individuaalarvestuses võistlejaid 16. Üks võistleja oli veel väljaspool arvestust, nii et tegelikult ametlikult 16 osavõitjat. Eelmine aasta oli meil 20 ringis võistlejaid, nii et vähe väiksemaks jääb iga aasta. Nii, individuaalselt kolmanda koha saavutas meil kuulus sukelduja Dmitri Katšõlo. Palun, Dmitri Katšõlo. Palju õnne. Erilisele enne juurde. Auhinnaks on meil firma Podvohi kinkekaardid. Oota, ära mine ära. Ja selle vautšeri ees siis sa saad endale osta kalavarustus selle firma poodidest. Ja ikka nagu kalameestele komme kohaselt on väike jõujoogipudel ka vaja võtta. Eriti kui talvel võtame külmast kastist kalamehe jõujooki. See on ainuke kalameeste jook, mis Eestis üldse on olemas. Teise koha saavutas tuntud merihundi Alve kalamees Angerja tapja Konstantin Kornjev. Первое место не занял, уже можно не аплодировать. Ja esimese koha ehk Eesti Harrastuskalastajate Liidu poolt korraldatava Eesti meistrivõistluste sisevete allveepüügis 2014 meister on Kalev Sööt. Kalev красавец! Наконец-то! Сколько он уже участвует в соревнованиях. Вот как надо было делать. Он живет, да? После пива. А мне это что? Nii, ja nüüd meeskondlikus arvestuses kolmanda koha saavutas, kuna meil oli 4, oot-oot-oot. 4-1. Jah, me oleme täitsa ära unustanud. Kolmanda koha saavutas meeskondlikus arvestuses meeskondlikus võistkond Saarmas, Koit Põder, Indrek Kütt ja Aare Sepperit. Да, у нас какие-то команды. Значит, мы вторые. Есть шансы, когда они двое призовут. На второй или на первой. Ja kolmanda koha meestele on firma selline nagu Vanix Kontakt, kes on kontaktis Alve kalameeste ja nende tegemistega, annab neile päikese eest peakatted. Teise koha meeskondlikult saavutas võistkond Alanka, Aleksander Franzman, Andrei Iljatševits ja Kalev Sööt. Я?
Nendele on kingituseks Rabala kalakotid. Eks nad pärast näitavad, mis siin sees on. Ja nüüd esikoht on juba vanameister iga aasta peaaegu ära võitnud klubi Merihunt. Konstantin Kornev, Aleksandr Zemkov ja Dmitri Kachõlo. Auhinnaks on neile külmutuskotid, kuhu nad saavad panna oma suured angerid. Siis teeme väikse, nagu meil traditsioon on, väikse loterii auhinna kõikide vahel. Meil on üht-teist jagada. Selleks on meil vaja protokolli. Tegelikult Inga kohe toob meile selle. Tule. Kutsume siia ühe Vaene. pisikese